Ikka ja jälle lippan ma mööda pikka koridori. Saatestuudio on seal päris kaugel lõpus, aga küll on juba käinud ja saateaeg jookseb. Aeg jookseb, aga eetris on vaikus. Kuni saatejuht, siis mina lõpuks kohale jõuan. Mikrofon on lahti, aga peas pole ühtki mõtet, laual pole ühtki paberit ja mitte ühtki plaati pole ka, et paneks laulu ajaveiteks mängima. Mitte kui midagi ei ole. Eetris on painajalik vaikus, ma ei suuda end sundida mitte midagi ütlema ja iga sekund tundub vähemalt veerandtunnina. Nüüd ma tean, mis on ühe raadiotöö tegija suurim õnn, säärasest unenäost ärgata. See kordub erinevates variantides idiootliku järjekindlusega aastast aastasse. Ja ma võin endale öelda, et ise oled süüdi, kes sind käskis hakata tegema niisugust tööd, mis sind jälitab nii päeval kui öösel ega lähe iial päriselt meelest. No see küsimus on ammu ilma hiljaks jäänud. Tänu taevale raadiotööst on minu jaoks raadioelu saanud, mida ma nii kaua elanud olen, et võiksin teile tundide kaupa raadiomajast lugusid jutustada. Õieti raadiomajadest, sest me oleme rikkad, on olnud aegu, kus meil neid lausa 2 on olnud. Ja mis nemadki muud on kui ajajäljed. Siin Tallinn. Oli üks tudengiplikk alles närvis, kui ta esimest korda sellest Kreutzwaldi tänaval asuva suure pruuni maja uksest sisse astus. Ja sattus väikesesse eesruumi, mille vasakul pool seisva leti taga istus valvuritädi. Päevakajasse praktikale. Teatasin talle ja tädi võttis telefoni ja helistas. Õige varsti sain targemaks. Tädi Puuste seal leti taga oli tõeline legend. Ammu majas ja teadis peast kõiki raadiomaja telefoninumbreid. Minge üles 4. korrus. Tol esimesel päeval sõitsin ma 4. korrusele toreda vana liftiga, mis oli aeglane ja vahvalt lahtine. Nii et kui ta juhtus korruste vahele kinni jääma ja seda aeg-ajalt ikka juhtus, siis võis liftis olija kõva häälega appi hüüda. Seda kuulis enam-vähem terve maja. Ühes 4. korruse toas, mille aknad olid mere poole ja sadama poole, tutvustati mulle õige mitut tollase päevakaja meest. Felix Kaasik, Ivar Trikkel, Lembit Lauri, Hubert Veldermann ja Valdo Pant astus läbi piip suus. Päevakaja. Enese teadmata olin sattunud raadiomaja Parnassile, legendide hulka, kellelt ma nii uskumatult palju õppisin. Kõikjal sõidavad Eesti Raadio hõbehallid, kaasas 10 000 küsimust. Reporter Lembit Lauri tuli lauluväljaku ehitusplatsile, et vestelda tuudi juhatajaga. Tähelepanu, palun lõige. Seltsimees Kukk, kas laulupeo rahvale võib varsti kutsed välja saata? No vara ikka veel saata. Kui kaugele tööd praegu jõudnud on? Praegu on käsil laululava sõrestiku montaaž. Ja tähtaeg seda seekord vist edasi lükata ei anna. Tähtaeg on meil üldlaulupidu. Ja siis kannavad mikrofonid siit eetrisse juba kõigi aegade vägevamat laulu. Raadio, see on hääled. Raadiomaja, see on inimesed, isiksused, loojad, kes vääriksid rohkem meenutamist, kui neile osaks on saanud. Ja ka seekord osaks saab, sest tänase väikese loo peakangelane on maja ise või siis majad sellest peale, kui neid 2 sai. Esialgu seisis omal kohal vaid üks. Soliidne 5-korruseline raadiomaja, mille hoovi eraldas tollasest Lomonossovi tänavast raudvarbadest aed ja keset hoovi kõrgus vägev raadiomast otse kui kohalik Eiffel.
Juba 1930. aastate lõpupoole kirjutati tollases Eesti ajakirjanduses, et vajadus spetsiaalse riigi ringhäälingu hoone järele on üha tungivam, sest kiiresti kasvav raadio ei mahu enam kuidagi ära Estonia teatrilt üüritud ruumidesse. Arhitekt Elmar Lohk tegi esimesed raadiomaja projektid ning nende esialgu vaid joonistele jäänud kavandite kohta kirjutab arhitektuuriajaloolane Karin Paulus, et uue hoone esteetika seostub veidi 1930. Saksamaa karge monumentaalsusega. Akende suurus 5 korrusel varieerub ja fassaadi katavad rahvuskivist paest plaadid. Paraatsissekäiku pidi toetama titaan Atlase nime järgi saanud mehekujuline tugisammas Atlant. Kõrgete 3. korruse akende vahele olid mõeldud sümboolse tähendusega dekoratiivsed medaljonid, Eesti vapp, Pegasus, tarkuse sümbol öökull, naerev ja nuttev teatrimask ja lüüra. Arhitekt Lohu planeering oli soliidselt lihtne, monumentaalne ja täiesti loogiline. Tollal toimusid ju väga sageli avalikud raadiosalvestused ning kontsertide otseülekanded, niisiis sai hoone kõige pidulikumaks ruumiks ligi 300 inimest mahutav rõdudega saal, raadioteater. Eraldi olid kavandatud stuudiote ja toimetuste ruumid, heliefektide ruum, abiruumid ja nii edasi, kuid kavandiks see tollal jäigi. Внимание! Говорит Moskva. Uue aja hirmuäratavaks ja kummituslikuks tunnuseks sai diktor Juri Levitani hääl. Kui see raadiost kõlas, võis kindel olla, et midagi on lahti, et kohutavad ajad on käes, et kõik on valesti. Aga pooleli jäänud elu tuli üles ehitada ja ehitati üles ka meie pooleli jäänud raadiomaja, kus enne suurt sõda ei jõutudki muud teha kui eeltöid. Raadiomaja oli üks vajalik paik, et eestlasi uues vaimus ümber kasvatada. Siin Tallinn. Algab hommikvõimlemine. Tänast tundi juhatab Dagmar Normet. Tere hommikut, seltsimehed võimlijad! Alustame tänast tundi sirutusega. Maja plaanide tegemise võttis üle arhitekt Grigori Šumovski ja võttiski tegelikult üle, sest Elmar Lohu eelmisel ajastul valminud põhiplaanid jäid alles. Muidugi kaasajastas Šumovski hoonet lopsaka Stalini-aegse dekooriga. Maja Kreutzwaldi tänava äärsele küljele jäi alles ka juba 1930. aastate projektil seisnud tore ümarärkel. Alles jäid ka 5 korrust ja keskmise 3. korruse aknad jäid 2 korda kõrgemaks kui alumiste ning ülemiste korruste aknad. Nagu kirjutab arhitektuuri ajaloolane Karin Paulus, oli tulemus eriti välisilme unikaalne ühendus hilisfunktsionalismist ning stalinlikust esteetikast. Eesti raadiomaja Kreutzwaldi tänaval sai valmis 1952. Minu esimesed muljed sellest majast on pärit küll rohkem kui 10 aastat hilisemast ajast. Kindlasti oli see üks kaugele jäänud 60. suvine esmaspäev, kui ma raadiomaja ukse esimest korda lahti tegin. Väikese foajee vasakusse külge jäid lift ja trepid. Võimalik, et siis olid viimased veel vaibaga kaetud. Seda ma päris täpselt ei mäleta. Kohe pärast valmimist olnud küll kõikidel treppidel vaibad, need summutasid samme ja see maja vajas vaikust. Aga mitte ainult seepärast. Vaibad lisasid pidulikkust ja kohe pärast valmimist oli raadiomaja üks vaatet lausa klassikaliselt pidulik maja. Sisekujundajad Šumovski ja Sergijevski olid igatahes 1952. aastal valminud raadiomajas kõvasti vaeva näinud. Arhitektuuri uurijad on leidnud siit neoklassitsismi ja neobaroki raudvara, sambaid, pilastreid, roomalikke kassettlagesid, uue majastu kroonlühtreid.
Need keerukad valgustid rippusid alla valgete lagede uhketest kipsrosettidest. See pidi olema tarkuse ja muusikamaja. Sellest jutustasid allegoorilised sümbolid, avatud raamat ja harf. Uste käepidemed, seinakaunistused, valgustid, kõik detailid olid põhjalikult läbi komponeeritud. Eriti uhke oli raadioteater oma rõdu ja sammaste ja heleda kassettlaega. Asjatundjad on algse raadiomaja sisearhitektuuris näinud ka märke suurest ajaloost, Nõukogude Liidust kui 3. Roomast. Tollase Nõukogude ehituskunsti eeskujuks olnud sageli just Vana-Rooma arhitektuur, kuid nii vägevalt palju kipskaunistusi, sümboleid ja rosette antiikarhitektuuris küll ei olnud. Oma esimestel raadiomaja päevadel ma muudkui käisin ringi ja kuulatasin uste taga, mis selles majas olid küll enamasti kinni. Läbi foonika uste kostus teinekord laulu, teinekord pillimängu, aga kõige sagedamini juttu, mis kohati otse kui noaga lõigatult katkes ja siis jälle edasi jooksis. Just selleks ajaks anti mulle voli meenutada, kuidas elavad teie järglased. Tegelikult lõigati jutt kääridega katki. Vaatasin kadeduse ja imetlusega, kuidas tollane päevakaja operaator Helju Rist ilmatu suure stuudiomaki ees kõrgel toolil istudes vapustava kiirusega seda tööd tegi. Ikka suts lint kääridega katki, ülearused sõnad välja, siis klaaspulgaga tillukesest pudelist ebameeldivalt atsetooni järgi lõhnavat liimi lindi otsale, tuli täpselt teada kui kaugele, siis otsad tugevasti vastakuti ja jutt läkski edasi. Helju istus seal nagu võlur. Ma olin kindel, et ma ei suuda iialgi seda tööd ära õppida, aga õppisin ikka. Siin Tallinn. 40 aastat tagasi alustas ringhääling erakorteris, kus uksekelgi saatesse kostis. Päevauudiseid. Kuulete Nõukogude valitsuse. Päevakaja. Homme tähistab meie raadio oma 40. aastapäeva. Pühendagem koos meie kommentaatori Ivar Trikliga. Iga päev kilomeeter reportaaže ja intervjuusid. Päevakaja tegemist oli ilmatu põnev vaadata. Infotoimetus oli 4. korrusel. Päevakaja foonika, selle korruse viimane ruum, otse tagatrepile viivate pöörduste juures. Sageli jõudsid reporterid lugudega päris hilja kohale ja operaator pidi oma kääridega imesid korda saatma. Mõnikord anti siis lugu eetrisse 2 osas. Esimene juba jooksis, kui teise kallal veel toimetati. Operaatoritel oli oma töökoodeks. Mitte mingil juhul ei tohtinud lõigetega linti eetrisse anda. See tuli uue lindi peale ümber võtta ja tagasi kerida. Alles siis silkas toimetaja sellega 2 korruse vahet allapoole. Noilaegadel läksid saated eetrisse 3. korruselt, nende hästi kõrgete akende tagant. Kui ma õigesti mäletan, olid seal 1960-ndatel veel isegi samet kardinad olemas. Ja stuudiote uksed olid rasked ja suured ning käisid kõvasti ühe vägeva kummalise lingiga kinni. Foonikad 3., 4. ja 5. olid klaaside taga ja sinna tormaski mööda tagatreppi jooksmisest hingetu päevakaja toimetaja limp pihus just siis, kui loo esimene osa kohe-kohe lõppemas oli. Küll kõmiseb. Kõmiseb nagu õllekelder. Ja peab ütlema, et juba lõhn teeb siin nõrgale mehele päris Jaani tuju sisse. Tere õhtust! Siin Eesti Raadio ja seda korda Helsingis. Ärasaatjate head soovid ja koduranna kajakad saatsid meid Helsingi madalikuni. Sealt läbi Kaljusaarte sadamakaini jäi veel ainult paar meremiili ja Valge vanemuine võttis pardale Soome lootsi, kes meid ankrupaigale tõi.
Ma ei saa siin inimestest mööda, sest tollased päevakaja reporterid olid mu parimad õpetajad. Nad panid mind hindama aega, sõna tähendust, kaalu ja jõudu. Nad aitasid mul alustada. Nii et ma ei olnudki väga hädas, kui 3. aprillil 1967 tõid raadiomaja helgemad pead välja uue programmi Vikerraadio. Ja minule usaldati õige pea keskööprogrammide toimetamine. Tegelikult olin aeg-ajalt hädas küll ja nüüd tagantjärele vaadates sai kõvasti nalja, kuigi tollal olid asjad naljast kaugel. Näiteid? Aga palun. Mingil ajal otsustati kolmapäevane kesköötund luulekavaga täita. Luuletajad koostasid ise oma saateid, lugesid ise või kutsusid näitlejad. Silja Vahuri ja Raimo Kangro valisid vahva muusika ja nii ta läks. Leidus päris palju luuletajaid, kes selles programmis kaasa tahtsid lüüa. Enamasti noored, aga ka mõned päris üllatavad nimed, näiteks Uno Laht, tollal ülimalt enesekindel noor poeet, kelle sidemetest kõneldi üht kui teist. Igatahes ei vaevunud Laht asju ajama õnnetu toimetajaga, kes talle kui autorile oli teatavaks teinud peatoimetaja tehtud kärped tema luulekavas. Ei. Just kusagilt reisilt tagasi jõudnuna marssis ta joonelt vaheuste paukudes raadio tähtsaima mehe Aado Slutski kabinetti 5. korrusel ning tegi viimasele selgeks, et tema programmi juba ei kärbita. Sõnu ta eriti ei valinud ja neid oli palju. Alati äärmiselt korrektsel Slutskil polnud kogu loost halli aimugi. Kui Laht oli oma hoogsa monoloogi lõpetanud ja sirge seljaga lahkunud, küsis Slutsk surmani ehmunud noorelt toimetajalt, minult, kes see mees oli, miks ta matkasaabastega tema kabinetti tungis ja mida ta tahtis. Toimetaja selgitas olukorda nii hästi kui suutis ja põgenes siis siit samast 5. korruse trepikojast veel pool korruse võrra kõrgemale. Seal oli väike kolikambrisarnane nurk, kuhu keegi kunagi ühtki pilku ei heitnud. See oli minu nutunurk, mis kesköökava algusaegadel päris tihti kasutusel oli. ...1960 ja suur osa 70-ndatest oli raadiomajas suhteliselt hea aeg. Mitmekordne tsensuur oli muidugi olemas. Sa pidid teadma, mida teha ei tohi. Ööprogramm oli tegelikult hea võimalus. Kontrollorganid viitsisid harva nii hilja raadiot kuulata ja üht-teist lipsas sealt läbi lillede läbi. Aga tekkis veel mitmeid uusi saatesarju, Rameto ja muusikaline tund ja noorte tulipunkt, igatahes õhus hõljus ideid. Ja Aado Slutsk oli tuleviku vaatega mees. Asteastmelt kadus raadiomaja hoovist too kohalik Eiffel, kõrge raadiomast, ning suurele tühjale krundile tekkis ehitusplats. Tolle aja kohta üllatavalt kiiresti kerkis sinna moodne 9-korruseline kõrghoone, uus raadiomaja. Õnneks jäi alles ka kitsaks jäänud vana. Uude majja kolisid looming ja vaimsus, siis toimetused. Vanas oli nüüd piisavalt ruumi tehnika jaoks, saatestuudiod ehitati 5. korrusele ümber, foonikaid sai rohkem. Täpselt 20 aastat pärast Kreutzwaldi tänava algselt nii pompöösse raadiomaja valmimist sai siis 1972. aastal valmis too uus raadiomaja Lomonossovi praegusel Gonsiori tänaval. Projekti tegid arhitektid Aado Eigi ja Jüri Jaama. See oli kitsas ja kõrge hoone, mille kohta on kirjutatud, et selle arhitektuur esindab rahvusvahelist modernismi. Alumiiniumist planeeritud, kuid betoonist valmistatud ribifassaadiga kõrghoone. Esimene nii suur, nii-öelda ameerikalike kergete välisseintega hoone Eestis, mille saal asub betoonpostidele tõstetud omaette akendeta tiivas. 1972. aastal oli see üks täitsa stiilne hoone Tallinna linnas, mida ainult Viru hotelliga võrrelda võis.
Üht saalitiiva välisnurka ehtis Riho Kulla valge klaasplastist skulptuur Raadiotuvi ja nagu kirjutatud, ilus paigutus krundil, suure ja väikese mahu vastandus ning värvikombinatsioon must, hall, valge lasevad kogu raadiomaja vaadelda kui abstraktset monumentaalskulptuuri. Ka maja sisse korruste fojeedesse paigutati maale ja skulptuure, kuid kõige uhkemaks ruumiks kogu majas sai betoonsammastele tõusnud tiivas asuv valge saal. See oligi suur, lihtne, üleni valge saal. Valged seinad, toredate kuplitaoliste katuseakendega valge lagi, pikad read valgeid kunstnahaga kaetud metallialgadega toole ja madalal laval valge klaver. Nagu üks ilmatu suur tulevikuruum, mille aknad avanesid otse taevasse. Ja uksest tulles vasakpoolset seina kattis üleni tohutu, särav sinistes toonides kummaline õis. Kunstnik Enn Põldroosi lõpmata kaunis mosaiikpannoo Raadiolill. Valge saal oli omaette pühapaik, mida lähedalt ja kaugelt vaatamas käidi, kus peeti konverentse, koosolekuid ja pidusid, kust läksid eetrisse Raametootse saated, kus anti põnevaid kontserte ja kust raadiomaja rahvas oma lahkunuid teele saatis. Vana ja uut raadiomaja ühendab aga tore klaasgalerii ja kui uus maja päriselt valmis oli, algas just galerii kaudu suur tormiline kolimine. Lihtne ja praktiline oli kõik siin uues majas. Pikad koridorid, toimetuste uksed kahel pool, alumisel korrusel kena kohvibaar. Kogu maja sai meid täis ja ei jõutud ära imestada, kuidas me varem koos saatetehnika ja stuudiotega vanasse raadiomajja ära olime mahtunud. Kesköö. Mosaiik. Õhtust. Kes teab, vahest tuleb kunagi aeg, kus tõsise klassika kõrval ka ajavõitelisem muusika, mis viimasel ajal levimuusika nime kannab enesele muusikaloos ning kogu üldkultuuriloos koha leiab just sellena, mis ta on. Kui tal tänapäevases elus nii arvestamisväärt koht on, siis ei tohiks säärane mõte lausa patune olla. Aga seda teab keegi kusagil mosaiigi tegijast hoopis paremini. Laupäeva mosaiik. Laupäeva mosaiik. Laupäeva mosaiik. Vana aasta laulud. Kirjakast. 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 Unustatud laulud. Mäletan, millise rõõmuga me neid signatuure tegime ja kui palju tuttavaid hääli. Tõnis Erilaid, Ester Levin, kes elab nüüd Miamis, Olavi Pihlamägi, Urmas Ott ja Olev Erlich. Lisaks neile oli laupäeva mosaiigil veel hulk kaastöölisi ja ilmatu vahva oli koos kõigi nende inimestega seda saadet teha. Kas tohib teda segada üheks hetkeks või? Tõnis Erilaid, kas tohib teid segada paariks minutiks? Välja ma siit ei pääse, aga laulu aja palun. No hästi. Mis te arvate, mis meie noorte kuulete muusika maitset ja valikut kõige rohkem mõjutab? See võib olla asi, mida on raske üheselt vastata. Ma isiklikult kipun arvama, et kui me päris noortest inimestest räägime, siis kõige rohkem disko. Kas kuulajate lemmikud on ka teie lemmikud? Meil on üsna sageli ühesugused mõtted, aga nagu alati vist mitte alati. Soovid. Siis tuli juba ka soovisaade ning nii läksid aastad üksteise järel. Tuli stereoraadio, tulid pikad öösaated.
Öösel on raadiomaja uskumatult vaikne ja tühi. Osa tulesid on kustutatud, pikkades koridorides piidlevad varjud. Keskööprogrammi tehes muudkui kõndisin oma lindilaadungiga uue maja 7. korruse toimetuse toast mööda galeriid Vanamaja saatestuudiosse ja hilisel öötunnil tagasi lugematuid kordi ja tõenäoliselt lugematuid kilomeetreid, ikka öösiti. Kohati oli tunne, nagu oleksin üksinda terves maailmas. Mulle meeldisid öised, salapärased, varjudesse peitunud tühjad raadiomajad. Esimesed sõjaväe veokid tulid Luhamaa piiripunkti 20:00 ja selle taga oli siis kuskil 12 kilomeetri pikkune kolonn. 12 kilomeetri pikkune kolonn? Jah, ligikaudu jah. Ja suund on Tallinn? Täpselt on väga raske öelda. Ja siis seisin ma esmaspäeva 1991. aasta 19. augusti hommikul kesköö toimetuse 7. korruse toas uues raadiomajas ja mõtlesin, mida kaasa võtta. Sest oli alanud augusti putš, tankid olid tõesti teel ja raadios töötavad naised käsutati koju. Tere, Helgi! Vaid uudiste toimetus töötas palehigis ja Riina Eentalu ei mõelnudki koju minna. Kõik kapid selles toas olid aastate jooksul kogunenud linte täis, nii juttu kui muusikat. Ei osanud midagi sellest varandusest kaasa võtta. Haarasin vaid juba 10 aastat keelatud olnud propelleri laulude lindi. Vaatasin ringi ja mõtlesin, kas ma tulen veel kunagi sellesse tuppa või mitte. augusti varahommikul hõivasid dessantväelased Tallinna teletorni alumised korrused. Telesaated katkesid, kuid raadio jätkas tööd. Rahval oli pidev ülevaade toimuvast. Nüüd oli järjekord meie teletorni käes. Tankid olid kohal ja rahvas ruttas seda kaitsma. Ka mõlema raadiomaja ja telemaja ümbrus oli üksmeelset rahvast täis. Ettevõtlikud mehed korraldasid siin isegi valvesalkade vahetusi, sest ka neid maju tuli kaitsta nii päeval kui öösel. Ümberkaudsetele tänavatele olid pargitud suured veoautod. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. See õudus lõppes õnnelikult tänu taevale. Elu läks edasi ja aeg läks edasi ja varsti tuli taas kolida, sest Raadio 2 hakkas tööle uue raadiomaja katuse korrusel. Osvald, jumal küll, 2 raadiot. Ma ei maga, ma ei söö, ma teen Raadio 2 tööd, lauldi selle kanali algusaegadel. Tollasel Raadio 2 oli sekretäri ruum, kus olid diivanid külaliste jaoks. Järgmises hoopis suuremas ruumis olid toimetajate töölauad, üks suur laud ruumi keskel ja seinte ääres hulk plaadiriiuleid. Ja selle ruumi tagumises osas oli klaasseintega stuudio, tünn, nii seda kutsuti. Ta nimelt nägigi suure tünni moodi välja. Produtsent istus selles tünnis puldi taga ja saatetegija või tegijad istusid tema vastas kõrgetel pukkidel väikese ning kitsa poolümara leti taga. Esimestel suvedel oli sellest tünnis täiesti kohutav olla, sest päike küttis läbi suurte akende praktiliselt päev otsa ja mõistus tahtis päevaseid saateid tehes üles öelda. Öösel oli parem. Minu põhiline töö Raadio 2 jätkuski taas enamasti öösel, kuigi ka päeval olid saated ja laupäevastel varahommikutel ühe pika talve jooksul.
nii et raske oleks ööpäevas leida aega, mil ma raadiotööd tehes nii-öelda eetris poleks olnud. Aga peamiselt olid vaid ööd. Ikka ööd. Koht päikese all. Päikese all. Oli jah niisugune saade, ikka öötundidel Raadio 2. Aga me muudkui otsime oma kohta päikese all. Nii sai minu aeg Raadio 2 otsa. Ring sai täis ja õnnelikul kombel oli mu koduks taas Vikerraadio. Ma kõnnin üles mööda treppi raadiomaja 3. korruselt 4. Jaa, siin on ikka alles see pisut katkine aste, mida ma juba aastakümneid mäletan. Ja mõned paigatud trepiastmed on alles. Ja ma mõtlen, kui palju olen ma kõndinud mööda neid treppe üles ja alla kõigi nende kusagile kadunud aastate jooksul. Kui kodune ja oma ja ikka veel salapärane tundub too vana raadiolaineid kandev maja.